Iga jõud, mille sa välja annad, naaseb sinu juurde sama kvaliteediga vastujõuna. See pole karistus ega preemia, see on eluloomulik hingamine. See on absoluutselt täpne seadus, millel pole ühtegi erandit, ei suurele ega väiksele, ei teadmatule ega targale. Elu peegeldab sind sulle tagasi iga hingetõmbega, iga mõttega, iga teoga. See seadus ei puhka mitte kunagi. See ei ole sõltuv sinu soovidest, su heade kavatsuste hulgast või sellest, kas sa tead või ei tea. See lihtsalt on. See teadlikkus on küpsemise märk. Lapsik arengufaas on uskuda, et elu saab petta, et saab põgeneda tagajärgede eest, hämada, nihverdada, aga inimene, kes on selle seaduse tõeliselt ära tabanud, astub esimest korda täiskasvanu tasandile. Ta saab aru, elu ei peta ja elu ei lase endal lasta petta. Elu on aus, halastamatult aus. Ja selles aususes peitub tohutu vabadus ja armastus. Iga samm, mida me teeme, iga mõte, mida me toidame, iga hoiak, mida me kanname, kõik need loovad meie kogemuse meie reaalsuses. Kui elu justkui lööb, kui me satume klaasikillule, siis see pole karistus, see on kutse. Kutsekiri, mis ütleb, vaata sissepoole. Küsi endalt, mille vastu ma praegu eksin? Millist printsiipi ma ei järgi? Millist sisemist tõde ma eiran või ei taha tunnistada? Sest kogu maailm, mida me väliselt kogeme, on meie sisemaailma nähtavaks saanud peegeldus. Me olemegi see reaalsus, mida kogeme. Ja ainult tõeliselt vastutuse võttes, mitte süüdistades, mitte õigustades, vaid vaadates ausalt ja julgelt, hakkame me päriselt elama. Siis pole elu enam vastane. Elu muutub liitlaseks, õpetajaks, peegliks ja kaaslaseks.